Et meil tasuks meeles pidada seda, et küsimus ei ole Kreekale raha andmises. Kreekale seatakse väga rängad tingimused. Ja tunnistage, me ei tahaks selliseid tingimusi Eestile mitte kuidagi saada. Kui me räägime kas või kollektiivlepingu seadusest, no siis Kreeka puhul, kui on tähtaeg saabunud, lepingu tähtaeg on lõppenud, siis 3 kuud saab ta üle tähtaja kesta ja siis on ta lõppenud. No meil praegu parlamendis räägitakse sellest, et 6 kuud võiks see tähtaeg olla. No see on üks ainult pisikene näitekene, aga igas positsioonis need Kreekale seatud tingimused on ikka ülimalt karmid. Nii et Kreeka on nõustunud Euroopa Liidu liikmesriikide ja rahvusvahelise valuutafondi poolt seatud tingimustega ja ta on kohustunud neid täitma. Eesti ühes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on andnud nõusoleku garanteerida EFSF-i laene. See arutelu on meil Riigikogus toimunud, otsus on lakendatud ja see tähendab eelkõige ikkagi garantiid. Euroopa Liidu liikmesriigid annavad EFSF-ile garantii, et EFSF saaks finantsturgudelt laenata vahendeid, et neid edasi tingimuslikult laenata Kreekale. Siiani on rahvusvaheline valuutafond taolises tegevuses olnud väga edukas. Riigid, kes on IMF-ilt abi saanud, on tingimused täitnud. IMF on saanud tagasi oma laenuraha ja on saanud ka intressid. Mul ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et Euroopa Liidus me oleksime kuidagi moodi kehvemad, kui terves maailmas on olnud rahvusvaheline valuutafond.